Trump nägi Xi'd selle ajastu alanduses, kui Hiina pidi muutma Marco Rubio nimekuju, et võimaldada Ameerika Ühendriikide välisministril siseneda Pekingisse koos Ameerika Ühendriikide presidendiga. Marco Rubio, keda me nüüd tunneme, on Marco Lu. Sellel reedel 15. mail 2026 ei seisne piinlikkus muudetud nimes. See peitub tema taga varjatud tagasitõmbumises. Peking oli kehtestanud Rubiole sanktsioonid tema kriitika tõttu Hiina režiimi suhtes, Hongkongi, uiguuride ja tema karmide seisukohtade pärast Hiina kommunistliku partei vastu. Aga Trump viis just selle mehe Hiinasse ja pani Hiina juhi kibeda valiku ette. Kas takistada Rubiot ja võtta vastu otsene kriis Washingtoniga? Või aktsepteerida Rubiot ja proovida kaotust varjata tõlkemanevriga? Xi otsustas varjata. Nime pidi muutma Hiina, ukse pidi avama Xi. Ja see, kes muutis sanktsioneeritu jõu sümboliks, oli Trump. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Rubio ei läinud Hiinasse turistina ega teisejärgulise tegelasena. Ta saabus Ameerika Ühendriikide presidendi delegatsiooniga kõrgetasemelise visiidi raames Trumpi ja Xi vahel, olles keskmes aruteludes kaubanduse, Taiwani, tariifide ja ülemaailmse konkurentsi üle. Xi kaotus ilmnes just selles pisiasjas, mida Peking püüdis muuta bürokraatlikuks formaalsuseks. Kui Rubiole oli sisenemine keelatud, siis miks ta sisse lasti? Kui Hiina sanktsioon oli nii karm, siis miks pidi sellest saama tõlkemäng? Lugu algab 2020 aastal, kui Marco Rubio, tollal veel senaator, sai Hiina üheks sihtmärgiks oma terava kriitika tõttu kommunistliku režiimi vastu. Ta kritiseeris Hongkongi mahasurumist, paljastas uiguuride vastu suunatud kuritarvitusi ja toetas Ameerika Ühendriikide karmimat hoiakut Pekingi suhtes. Hiina vastas sanktsioonidega Rubio ja teiste ameeriklaste vastu. Tegelikult tahtis Peking saata sõnumi. Igaüks, kes astub vastu Hiina kommunistlikule parteile, maksab selle eest hinda. Aga Trump, määrates Rubio välisministriks, muutis sanktsioneeritu Ameerika diplomaatia juhiks. Ja siis tekkis piinlik olukord. Xi ei saanud lihtsalt teeselda, et Rubiot pole olemas. Ta ei saanud ka Trumpi välisministrit takistada ilma, et tekitaks presidendi visiidi ajal tohutu kriisi. Hiinlaste lahendus oli muuta Rubio nime kuju hiina keeles, kasutades teist transliteratsiooni, et võimaldada Rubio kohalolekut. Mees, keda Hiina tahtis eemal hoida, astus esiuksest sisse, kaitstud Trumpi poliitilise autoriteedi poolt. See, kes jäi oma enda sanktsiooni lõksu, oli Xi. Trump lihtsalt lisas Rubio delegatsiooni ja sundis Hiinat valima kahe häbi vahel. Kas takistada Ameerika välisministri sisenemist ja tekitada kriis Washingtoniga või lubada tal sisse tulla ja näidata, et Hiina sanktsioonist sai mööda hiilida, kui Ameerika Ühendriikide president lauale lõi. Kaamerate poolt jäädvustatud külm käepigistus Xi ja Rubio vahel ei muuda seda aru saama. Vastupidi, see kinnitab seda. Xi teadis, kes tema ees seisab. See polnud lihtsalt Marco Rubio. See oli senaator, kes süüdistas Hiinat, poliitik, kes toetas surve avaldamist Pekingile ja nüüd naasis ta Trumpi valitsuse välisministrina. Žesti külmus ei näidanud hiinlaste kontrolli, see näitas ebamugavust. Xi pidi vastu võtma Ameerika vastuseisu sümboli, keda ta oli püüdnud karistada. Rubio kohalolek oli samuti oluline, sest kohtumisel ei arutatud kerget teemat. Pekingi kõnerused hõlmasid Taiwani, tariife, kaubandust, tehnoloogiat ja katset hoida kahe suurima suurriigi suhteid otsesest kokkupõrkest eemal. Rubio kinnitas, et Ameerika poliitika Taiwani suhtes pole muutunud ja hoiatas Hiina katsete eest muuta saare staatust jõuga. See muutis selle juhtumi veelgi sümboolsemaks. Pekingi poolt sanktsioneeritud mees sisenes Hiinasse ja jätkas rääkimist teemal, mis ärritab Hiina kommunistliku parteid kõige rohkem. Trump kasutas seda visiiti, et näidata, et Ameerika diplomaatiat ei aeta põlvili. Samal ajal, kui Xi püüdis hoida suurriigi juhi mainet samal tasemel Ameerika Ühendriikidega, pidi Hiina ise välja mõtlema lahenduse, et Rubiot vastu võtta. Režiim, mis armastab end näidata paindumatuna, pidi seekord paindlik olema. Valitsus, mis tavaliselt karistab välismaiseid kriitikuid, pidi seekord vastu võtma kuulsa kriitiku.
rahvas, kes tahtis teha Rubiost karistuse eeskuju, muutis Rubio hoopis taganemise näiteks. Selline stseen ei ole rahvusvahelises poliitikas sugugi väike asi. Diplomatias on nimel, protokollil, istumiskohal, fotol, käepigistusel ja sisenemisjärjekorral oma kaal. Kui suurriik muudab seda, kuidas ta välisriigi ametnikku kohtleb, ei tegele ta lihtsalt paberitega, vaid tunnistab vajadust. Xi vajas kohtumist Trumpiga. Ta pidi vältima kaubanduslikku plahvatust. Ta pidi arutama tariife. Ta pidi hoidma Taiwani vestluse keskmes, ilma et kohtumine muutuks avalikuks kriisiks. Sellepärast neelas Hiina alla Rubio. Asja lugu näitab, et suured režiimid, kui nad vajavad Ameerika Ühendriike, neelavad alla sümbolid, mida nad varem pidasid vastuvõetamatuks. 1972 aastal. Richard Nixon läks Hiinasse pärast aastakümnete pikkust eemaldumist Washingtoni ja Pekingi vahel. Visiit sillutas tee suhete normaliseerimiseks ja muutis külma sõja jõudude tasakaalu. Kommunistlik Hiina, mis oli aastaid käsitlenud Ameerika Ühendriike kui ideoloogilist vaenlast, võttis vastu Ameerika presidendi, sest vajas manööverdamisruumi Nõukogude Liidu vastu. See žest polnud lihtsalt visiit, see oli strateegilise arvestuse tunnistamine. Kui Peking peab suuremas mängus ellu jääma, jätab ta ideoloogia tagaplaanile ja aktsepteerib ameeriklaste kohalolekut. Nüüd, Trumpi ajal ilmub see loogika uuesti, kuid teisel kujul. Xi ei võtnud Rubiot vastu sümpaatiast. Ta võttis Rubio vastu, sest Rubio kohalolekuga kaasnes Ameerika presidendi kaal. Teised riigid on samuti näidanud, et sanktsioonid ja poliitilised vetod muutuvad sageli läbirääkimiste valuutaks, kui diplomaatiline hind muutub liiga kõrgeks. Näiteks Ühendkuningriigis sanktsioneeris Hiina parlamendiliikmeid ja lordide koja liikmeid pärast kriitikat Xinjiangi teemal. Ja aastaid hiljem peatas Peking osa neist sanktsioonidest suhete soojenemise ajal. Õppetund on lihtne. Kui Hiina tahab karistada, siis ta karistab, et hirmutada. Kui tal on vaja rääkida, otsib ta väljapääsu, et mitte näida kaotajana. Rubio puhul oli väljapääs veelgi piinlikum, sest see ei tulnud sanktsiooni puhta tühistamisena, vaid nime muutuse manöövrina. Xi üritas nägu päästa, kuid jäänud mulje oli hoopis teine. Trump viis sanktsioneeritu otse Pekingi südamesse. Nüüd poliitiline mõju jätkub. Rubio lahkus Hiinast suuremana, kui ta sinna tuli, sest temast sai Hiina varjatud taganemise sümbol. Trump lahkus kuvandiga mehest, kes sundis Xi'd poliitilise vaenlase omaenda majja vastu võtma. Ja Xi jääb kandma koormat, et ta lubas sisse mehe, keda tema režiim püüdis takistada. Hiina võib seda nimetada keeleliseks kohanduseks, võib nimetada tõlkeks, võib öelda, et järeleandmist ei olnud. Aga see stseen on juba üle maailma levinud. Trump saabus koos Rubioga ja Xi võttis Rubio vastu ning Peking pidi nime vahetama, et mitte tunnistada, et sanktsioon kaotas Valge Maja surve ees jõu. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi ja tõepäraselt informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvesi kogukonnas veel aktiivsemalt kaasa lüüa.